kuidas siis see teavitus kõige käepärasemate vahenditega täna teha, kuidas neid silte teha, siis tuletame meelde, mis peab olema siis sellel kaamera kasutusel tagatud. Üheselt mõistetav eesmärk, korrektne õiguslik alus. Videovalve ala peab olema väga selgelt siis vajaduse põhine, ehk siis te ei saa ja ei tohi lihtsalt igaks juhuks võtta kaamerasse ala, mis tegelikult läheb kaugemale kui teie ettevõtte territoorium või vajadused. Nüüd juurdepääsu õigused, et kui teil see videopilt salvestub süsteemi, et kes ikkagi teil organisatsioonist tohivad sellele salvestisele juurde pääseda, et need juurdepääsud peaks olema siis teatud turvalisuse paroolinõuetega tagatud, on üsna tihti ka meie poole selliseid juhtumeid jõudnud, kus poes kõrvaline isik, turvatöötaja, on lasknud ta turvaruumi ja on saanud vaadata pilti. Et ka pildi vaatamine, nagu ma ütlesin, on isikuandmete töötlemine, et selleks ei pea olema ainult konkreetne tehniline töötlemine. Säilitustähtaeg, et ettevõtted, kes täna kasutavad näiteks turvaettevõtete abi, siis turvaettevõtetel on endal pandud turvaseadusega väga selge tähtaeg ette, see on minimaalselt 1 kuu, maksimaalselt 1 aasta. Kui nüüd te saate täiendavalt selle turvasalvestise koopia ka enda süsteemi, siis loomulikult teil on võimalik need tähtajad endal määrata ja mida lühem ta on, seda mõistlikum ja parem. Aga te ei saa nõuda turvaettevõttelt, et ma tahangi, et ainult salvestis on 3 nädalat või seal lühemat aega, et turvaettevõtted, et ei, mul on seadus, mis näeb ette, sest kui on intsidendid ja vajadusel näiteks politsei soovib salvestist saada, et siis peab olema see salvestis tagatud. Tunne oma koostööpartnerid, jällegi, kas on ta turvaettevõte, on ta teil see majutus, hostingu pakkuja ehk see pilveteenus, et te peate väga selgelt aru saama, et kas see teenus teeb teie salvestisega ainult seda, mida teie olete ette näinud, või ta kipub tegema ka mingit täiendavat üldistatud analüüsi enda omadel muudel eesmärkidel. Et sellega tuleb väga selgelt tutvuda ja üks asi veel, mida kiputakse unustama, on see, et need samad pilveteenuse osutajad võivad kasutada omakorda allhankijaid, omakorda partnereid, et te peate aru saama ka, et mis on nende partnerite roll ja kuhu need andmed siis võivad sealt koostööpartnerilt edasi jõuda. Ja lõpuks see, et nagu ma ütlesin, üks inimese andmekaitselise õigusi on see, et õigus saada oma andmetele juurdepääs, ehk siis tutvuda, millised andmeid andmetöötlejal enda süsteemis inimese kohta on. Ja te peaksite siis mõtlema ka läbi selle metoodika, et kui inimene selle päringu nüüd teeb, et kuidas te siis seda salvestist väljastate. Loomulikult see tuleb väljastada igal juhul, maksimaalselt kuu jooksul. Te võite seda aega pikendada kuni 2 kuu võrra, aga te peate siis inimesele kuu jooksul teada andma, et te seda pikendate ja salvestist te peate siis andma selliselt, et salvestisel olevad teised inimesed oleks seal hägustatud, ehk siis nende teiste inimeste õigusi ei riivata. Aga lõpufiniš ja kaamera silt, ehk siis see osa, mida on palju küsitud, mida täna seadusest selgelt paraku ei leia, et mis siis selle teavitussildil olema peab. Tõepoolest, kas te olete tööandja, kasutate kaameraid töökeskkonnas, kasutatakse kaameraid avalikus ruumis teatud eesmärkidel, et igal juhul see teavitamine peab olema tehtud. Ja selleks on siis nii meie kui ka meie kolleegid Euroopas, ehk siis Euroopa teised andmekaitseasutused on siis teinud sellise ettepaneku või tulnud välja meie arvates üsna mõistliku lähenemisega, et mis on see minimaalne teave, mis sellel sildil peaks olema. Sest kes on tutvunud isikuandmete kaitse üldmääruse nende artiklitega 13 ja 14, siis teab, et seal on väga pikk tapeet, milline teave tuleb kõik inimesele öelda, aga et seda tapeediga, seda teavitussilti mitte üle koormata, siis põhiline teavitussildil olev info on eesmärk, õiguslik alus ja kes on siis see vastutav töötleja. Ja nüüd see muu teave, et kaua te näiteks salvestist hoiate, kellele te seda salvestist jällegi õiguspäraselt veel
edastate või kellel on juurdepääs, et see täiendav teave peaks siis olema kirjas juba ühes selles pikemas dokumendis, millega me peatusime, ehk siis see on nimetatud andmekaitse tingimused. Ja inimesel peab olema siis võimalus nendega soovi korral ise täiendavalt tutvuda ja saada siis see täiendav teada. Nüüd, kuidas seda videovalvesilti siis kõige lihtsam teha oleks? Et ausalt öeldes me oleme püüdnud teie jaoks selle elu natukene lihtsamaks ka teha. Ja pakume ka täna välja ühe tööriista, mis on siis leitav meie kodulehel. Ja see tööriist siis sisuliselt võimaldabki reaalselt see silt valmis ehitada. Ehk siis sealt saab valida võimalikud sildi mõõtmed. Selle sildi saab anda, selle sildi väljundiks on kas PDF või näiteks disainiettevõtetele, graafika kujundajatele vektorgraafiline vorming, et seda saaks päriselt ka sildiks toota. Ja kui nüüd ekraani peale vaatame, siis me näeme, et seal on siis erinevad sellised lahtrikesed, valikvastused, rippmenüüd, mida te saate siis täita, valida, sisestada omale korrektse ja vajaliku selle võimaliku eesmärgi, valida õigusliku aluse, valida mõõtmed ja tekitada siis ühe väga hea võimalusena ekraani peale ka sellesama QR-koodi, mida inimene saab näiteks sildi pealt skaneerida ja see viitabki siis andmekaitse tingimustele. Ja lisaks täiendavalt nüüd sildigenereerijale kutsun teid siis ka meie kodulehel olevale videovalve sellisele spetsiifilisele rubriigile, kus siis meil on ka allalaetavad lühemad PDF-dokumendid, meelespea, mille saate siis kas siis kolleegile sealt edasi saata või ka alla laadida, endale väike trükis kolleegidel laua peale teha, et mida siis silmas pidada videovalve korraldamisel ja kuidas korrektselt kaamerasilt teha. Et seal on siis viide ka meie kaamerasildi generaatorile. Aeg on läinud tänasel ennelõunasel ajal linnutiivul. Mul on väga hea meel, kui me saime täna seda teemat teie jaoks rohkem avada, rohkem näpunäiteid anda, rohkem viiteid anda, kuidas siis videovalvet või videokaamerate või ütleme salvestusseadmete, pilti edastatava salvestusseadmete kasutust korrektselt päriselus rakendada. Suur tänu teile osalemast, suur tänu ette saadetud väga paljude küsimuste eest. Kui on nüüd mõned sellised spetsiifilised küsimused, mis tänase jutu käigus jäid kajastamata, et me teeme lühikese koondi ka meie kodulehele veel küsimuste-vastuste näol, kus te saate siis omale meelepärase vastuse leida. Ja mina soovin teile ilusat päeva jätku, tänan osalemast ja kaasa mõtlemast ja jälgige ikka meie võrgulehte ja Facebooki, sest seal me oleme kõige operatiivse teabega alati kättesaadaval. Suur tänu teile!